Kas oled märganud, kuidas inimesed internetis pidevalt vaidlema lähevad? Kes usub teadust, kes alternatiive või isegi esoteerikat? Mõned naeravad astroloogia üle, teised leiavad sellest oma elusuuna ja mõlemad pooled on veendunud, et just nemad teavad tõde. Aga mis siis, kui absoluutset tõde polegi olemas? Või kui see on olemas, kas see teeb sind päriselt õnnelikumaks? Mis üldse on absoluutne tõde? See tähendab midagi, mis on universaalne ja sõltumatu inimesest. Fakt, mis kehtib alati ja igal pool. Näiteks gravitatsioon või see, et inimene sureb, kui tal pole hapnikku. Need on füüsika, keemia ja bioloogia seadused, mida me ei saa muuta, ükskõik kui väga tahaksime. Me oleme ehitanud sellele tõele meditsiini, tehnoloogia ja oma modernse ühiskonna. Ja see on hea. Kui ma peaksin jääma auto alla, siis ma tahaks, et mind ravitaks haiglas, mitte kristallidega. Aga kui me hakkame neid absoluutseid tõdesid kasutama inimliku õnne mõõdupuuna, siis lähevad asjad kiiresti rappa. Mis on isiklik tõde? See on subjektiivne kogemus, mis annab inimese elule tähenduse. See on sinu sisemine arusaam maailmast. Midagi, mis töötab sinu puhul. Isegi siis, kui seda ei saa laboratooriumis tõestada. Ühe inimese isiklik tõde võib olla religioon, teise jaoks astroloogia, kolmanda jaoks lihtsalt usk, et kõik juhtub põhjusega. Need ei ole mõõdetavad, aga need toovad inimeste rahu ja tähenduse. Ja just seda me tänapäeva kaosest taga ajame. Mitte absoluutset täpsust universumi toimimises, vaid tähendust ja rahu. Me elame ajastul, kus kõik tahavad olla targemad kui teised. Igaüks tahab kellelegi tõestada, et just tema versioon reaalsusest on õige. Inimesed tülitsevad teemadel nagu vaktsiinid, tervis, poliitika, vaimsus ja isegi toitumine. Ja kogu see vaidlus keerleb ümber küsimuse, kellel on õigus. Aga see on vale küsimus. Õigem küsimus oleks, kumb neist kahest tõest aitab sul päriselt paremini elada? Kas absoluutne või isiklik? Tõde ilma tähenduseta on kasutu. Kui inimene saab teada universumi seadused, aga tunneb end seesmiselt ikkagi tühjana, siis pole need teadmised teda kuidagi aidanud. Teadus võib küll seletada, kuidas miski töötab, aga mitte seda, miks sa peaksid üldse tahtma hommikul üles tõusta. Usk, spirituaalsus, esoteerika ja erinevad praktikad annavad elule suuna ja rahu, isegi kui nad ei läbi teaduslikku filtrit. Ja siin on üks suur paradoks. Mida jäigemalt inimene klammerdub absoluutse tõe külge, seda suurem on tema sisemine ebakindlus ja vajadus kontrolli järele. Ja seda kaugemal on ta rahust, empaatiast ja elurõõmust. Kui sa hakkad oma maailmavaadet raevukalt kaitsma, siis sa ei kaitse enam tõde. Sa kaitsed oma identiteeti. Sa muutud emotsionaalselt sõltuvaks sellest, et sul on õigus. Kas see on üks sõltuvuse vorme? Ja nii juhtubki, et need, kes kõige valjemini räägivad tõest ja teisi pisendavad, on tihti ise kõige õnnetumad, sest nad ei otsi rahu, vaid õigust. Mõtle korraks, kui keegi kutsub üles vihkama mõnda gruppi, kas ta teeb seda tõe nimel või selleks, et säilitada oma mõjuvõim ja tähelepanu? Miks me siis üldse vaidleme? Mille nimel? Kas sa tõesti arvad, et kui sina võidad internetivaidluse, et see muudab kedagi? Kas see teeb sinu elu paremaks? Kas see toob sind lähemale oma lapsele või partnerile? Ei, sa lihtsalt annad ära oma väärtuslikku energiat ja aega mõttetule vaidlusele. Selle asemel, et suunata see oma elu paremaks muutmisele. Näiteks oma finantside, tervise või suhete parandamiseks. Me raiskame elu tõestades midagi, mida teine inimene niikuinii kuulata ei taha. Luba teistel uskuda oma tõde. Kui keegi usub kristallidesse, las ta usub. Kui keegi saab jõudu palvest või horoskoobist, las ta saab. Kui keegi tahab neelata terasid või juua imejooke, las ta teeb seda. See ei ohusta mitte kuidagi sind. Ära kohtle inimesi, nagu nad oleksid lapsed ja sina oled lapsevanem, kes peab neid kaitsma ebateaduse eest. Igaüks jõuab oma äratundmiseni omal ajal. Rahune maha. Las igaüks teeb nii, nagu ta õigeks peab. Kui sa oled kindel oma tõeks pidamistes, siis sa ei pea kedagi parandama ega ennast kaitsma. Keskendu oma elu paremaks muutmisele. Ole teistele eeskujuks oma hästi elatud eluga, mitte oma sõnadega. Usu mind, kui sa jõuad kohta, kus sa tunned ennast hästi, siis sa ei pea enam vajalikuks sekkuda teiste eludesse ega tegelema mõttetute asjadega. Kui teadus annab inimesele turvatunde, siis usk annab elule tähenduse. Kui üks domineerib teise üle, kaob kas mõistlikkus või hingeline rahu.
elu ilu seisnebki selles, et me ei tea kõike ja et me ei hakkagi mitte kunagi kõike teadma. Sa ei pea kõike teadma, et olla õnnelik. Sa ei pea maailma parandama, piisab, kui sa parandad iseennast. Kui absoluutne tõde seletab, kuidas maailm toimib, siis isiklik tõde aitab selles maailmas elada. Ja rahu tekib hetkel, kui sa lõpetad võitlemise ja hakkad lihtsalt paremini elama. Ja see on hetk, mil maailm hakkab ise paranema.